Tere! Minu nimi Taavi ja te vaatate videoloengute sarja, milles tutvustame erinevate BIM-tarkvarade funktsionaalsuseid ja jagame BIM-teemalisi näpunäiteid. Esmastes videotes alustame tarkvarade üldtutvustusega ning järk-järgult liigume edasi spetsiifiliste funktsioonide vaatlemise ja eluliste ülesannete lahendamise suunas. Käesolevas videos teeme tutvust tarkvaraga BIM Collab Zoom ja vaatame, mida selle tarkvaraga teha saab ja mis on selle tarkvara head vead ja eripärad. Tegemist on IFC mudeli vaatamise tarkvaraga, kus saab teha ka koondmudelit. Tegemist on sarnase tarkvaraga nagu Solibri või Tekla BIM-site, tõsi, eks neil kõigil on erinevad plussid ja miinused. Alustuseks on mul avatud siin vaaturis üks ehituskonstruktsiooni mudel. Kui ma soovin teha koondmudelit, siis ma saan siia projekti lisada mudeleid. Saadime siia sisse ka arhitektuurse mudeli. Antud tarkvara eripära on see, et ta koondmudelisse IFC-d mitte ei koonda kokku, vaid lingib. Nii, nüüd on mul olemas siin ka arhitektuurne vaade, mille ma küll hetkel soovin välja lülitada. Ja teeme selle näidise ehituskonstruktsiooni mudeli najal. Tarkvara funktsioonid, iseenesest baasfunktsioonid olemas, saab teha lõikeid. Neid lõikeid nihutada, võib-olla siia veel lõiget lisada, ka seda lõiget nihutada ning neid samu lõikeid siis kustutada. Sisse on võimalik lülitada teljed ja põrandaplaanid. Põrandaplaanide puhul arhitektuuri mudeli puhul tekivad ka ruumi numeratsioonid ja uste akende lahtikäimised plaanile. On olemas vaated eest tagant, nagu paljudes teisteski tarkvarades. On võimalik teha erinevaid jooni, märkmeid, värvida elemente mingiks teiseks värviks, kui see mingil puhul vajalik on. Võimalik teha märkmeid. Üks päris lahe funktsioon on property stamp, seda saab ise konfigureerida, aga põhimõtteliselt lisab ta templi olemasoleva elemendi nime. Võimalik võtta mõõte. Ja need on baasfunktsioonid, mis on vast igas IFC vaaturtarkvaras olemas. Samuti saab elemente peita, neid nähtavale tuua. Selleks soovitan kasutada kiirkäskusid, hotkeysid ja neid saab näha BIM Collabi kodulehelt. Panen selle lingiga video jalusesse, siis saate seda vajadusel kasutada. Tagasi mudeli juurde minnes, navigationi all on näha need mudelid, mis on mul projekti sisse lingitud. Samuti võib vaate võtta objekti klasside kaupa, ehk et saan valikusse võtta ainult talad, ainult plaadid, ainult seinad. Kui mul selline soov on. See on mudelis navigeerimise jaoks. Klõpsates elemendile näen ma all vasakus atribuutide aknaid. Saan siit atribuute välja lugeda. Kui klõpsan elemendile, paikimisi muutuvad aktiivseks kõik seinakihid. Kui hoian all Shifti ja klõpsan elemendile, tuleb ainult vastav kiht aktiivseks ja
atribuutide all näen konkreetse kihi atribuute. Funktsionaalsus sarnane Soliberiga. Mis on aga antud tarkvaral huvitavat, on Smart View'd, mis on tegelikult reeglite kogumid ning reeglite põhiselt on võimalik vaateid modifitseerida või vaateid välja tuua. Näiteks on mul siin Riigi Kinnisvara nõuete valideerimise vaated. Näiteks esimene reegel toob nähtavale kõik üldised elemendid ehk building element proxy'd ehk et nupule klõpsates need elemendid, mis nähtavale jäävad, on klassifitseeritud üldiste elementidena ehk et tõenäoliselt tuleb seda muuta ja kui midagi nähtavale ei jää, siis on mudel selles osas korras. Klõpsates siia elemendile, siia reeglile, kõik elemendid kadusid, tähendab, et selles osas on kõik hästi. Järgmine reegel, mis antud mudelile sobilik on see, et ma kontrollin, kas seintel on tulepüsivus määratud. Ja klõpsates reeglile tulevad nähtavale mul osad elemendid. Vaadates atribuutidest ma tõesti ei näe siin tulepüsivust. Vaatame ka kõrval olevat elementi. Sellel on tulepüsivus olemas. Ehk et Smart Views ja eesti keeles targad vaated annavad väga lihtsa võimaluse visuaalselt mudelit infosisu järgi kontrollida. Minu arvates on see kasulik funktsioon. Lisaks on see tarkade vaadete funktsioon olemas vabavaralises versioonis ja neid reeglite kogumikke saab siit eksportida ja importida vastavalt sellele, kuidas vajadust on. Ja minu meelest see muudab selle tarkvara üsna paindlikuks ja ülevaatet andvaks. Zoomil on olemas ka Clash Detectioni funktsioon, mis on samat moodi reeglite põhine nagu targad vaated, aga see tuleb kaasa tasulise Zoom Pro versiooniga ja sellest räägime mõnes teises videos. 4. aken Issues on sisuliselt kommentaaride lisamise ja vahetamise funktsioon, kus on mul nähtaval märkused. Käesolev märkus, mis siin on tehtud näiteks SimpleBIM-i tarkvaras ja eksporditud pilve ja üle pilve on ta siia tarkvarasse tulnud. Siit ma saan vaadata, milline pilt kuvatõmmis on teises tarkvaras tehtud ja klõpsates sellele märkmele viib ta mind samasse kohta, kus märge tehtud on. Antud juhul saan ma lisada siit näiteks märkmeid selliselt, et nendel elementidel on tulepüsivus määramata. Teen kõik elemendid aktiivseks ja lisan märkuse. Palun tulepüsivus nendele elementidele lisada. Ja salvestan antud vaate. Sünkroniseerin selle pilve. Sünkroniseerimise hetkel ilmub see sama vaade ka konstruktorile, kui ma selle konstruktorile suunanud olen ning need samad kommentaarid liiguvad siit BIM Collab Zoomist näiteks enamlevinud projekteerimistarkvaradesse, Revit, Archicad, Tekla või siis ka näiteks Solibri koordineerimise tarkvarasse. Ühesõnaga, kommentaaride vahetamine on BIM Collabi
BIM-Collab Zoomis tehtud mugavaks ja kiireks. Ning mis veel selle tarkvara kohta võib-olla erilist välja võib tuua, on see, et see tarkvara võimaldab koondmudelisse tuua ka punktipilvesid. Antud juhul on mul olemas siin IFC mudel. Ning on olemas punktipilv. Ja nad on kombineeritud. Ja siit ma saan väga selge visuaalse vaate, kui hästi punktipilv ja IFC mudel omavahel kokku lähevad. Ning see on minu arvates funktsioon, mille võimekust me Eestis ei ole veel hästi ära kasutanud. Seega näen, et ka see BIM-Collab Zoomi funktsioon võiks leida laiemat kasutust. Igal juhul tänan tähelepanu eest. Kui teil tekkis huvi programmi vastu, saate prooviversiooni alla laadida bimcollab.com. Link video jaluses. Ja täpsemad küsimused endiselt palun saata info@tulitech.com. Tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmistes videotes.